Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Siin Delfi meediamaja Hallis stuudios on kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Otse loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Ühtlasi täname meie toetajaid. Tepsli, Siim õigesti. Ja. Konvers Eesti, aitäh. Ja Muusikalinn Tallinn. Ilma teieta me eetrisse ei saa ja kui mõni tahab või tunneb, et saaks ka õla alla panna sellele tagasihoidlikule iganädalasele tunnisele jutuvestmisele muusikast, siis olete teretulnud rahakotti kergitama. Sa oled meisterlik vaibilooja, Raul. Vibe on mu middle name. Yeah. Siim, popmuusika maailmas on uudiseid. Vaatasid, sa kirjutasid ühest mitmenaise pidajast, aga midagi olulist on ka juhtunud popmuusikust. Mitmenaise pidajas popmuusikust. Üks asi jäi mul silma. Eile õhtul ma mõtlesin, kas sa tead, vaata Lõunil see retro reivi muusika vend, kes meile siin Eestis ikka meeldinud on, tal tuleb varsti plaat välja, eks ju. Ja siis ta see albumi Rollout juba käib. Mida see täpsemalt tähendab? Rollout või? Albumi Rollout. No albumeid antakse tänapäeval välja nii-öelda mitmel erineval moel. On sellised, mida nimetatakse üllatusväljalasked, mis ilmuvad üleöö, keegi ei tea ette, et nad ilmuvad. Ja siis on plaadid ilmuvad kes edasi, et see promokampaania või tutvustamiskampaania, ilmuvale plaadile tähelepanu pööramiskampaania kestab pikalt. See on siis Rollout või? Jah, see on Rollout. Siis saad aru, sa paned esimene singel näiteks on see Rollouti avanemine, siis tulevad storid, pildid, veel järgmine lugu. Arusaada. Ma ei olnud varem seda terminit kuulnud, aga võib-olla ei ole ka keskendunud. Ma päris mitut Rollouti jälgin siin. No võt. Morrissey Rollout on väga põhjalik ja huvitav tegelikult. Seal Lõuni Rolloutist pani Story uuest loost, mis ei ole enam nagu singel, aga vaata, album on justkui juba seal ootamas Spotify's ja üks lugu tuli välja ja seal videos oli Iiris, meie oma Iiris või? Jah, tantsis klubis ja siis seal oli mingi vokaal, mis tundub nagu võikski olla tema nagu vokaal, et äkki Iiris laulab Lõuni uuel plaadil, vaata kui tore. No on tore küll, jah. Kahju, et ta ei laulnud seal siis, kui Lõun oli natuke olulisemas kohas, kui ta praegu on. Mul on tunne, et seal on sellised hüper popilikke lugusid lausa, nii et... Aga natuke Lõun on ikkagi juba eelne päev ei ole. No vaatame selle Rollouti ära. Ootame selle Rollouti ära, jah. Ma arvan, et kõige suurem muusikasündmus ikkagi sel nädalal on see üldrahvalik joovastus vabariigi aastapäeva kontserdil olnud väikese 6-aastase Theodori esinemine, kui ta genialistide lugu esitas. Ma ei ole näinud sellist... See õpetaja oli genialistide lugu või? Niimoodi oli. Okei. Ja inimesed on väga rõõmsad, see muidugi mingis mõttes liiga labane viis, kuidas sympaatia punkte oma etendusele saada, kui sa paned väikese lapse sinna laulma esinema. Ma vaatasin kusjuures esimest korda elus seda show'd otsast lõpuni niimoodi. Ja siis ja neid lapsi on sinna palju viidud ka lavale sellele samale kontserdile. Tegelikult oleks, ja samasuguseid nunnupunkte võib muidugi saada, kui sa viiksid näiteks 95-aastase inimese sinna lavale, ta laulab mingit noorte räpparite lugu, siis on ka, kui tore. Ma muidugi loomulikult, kui see show käis, siis ma kommenteerisin kogu aeg. Mis kanalil? Sul oli mingi otseblogi või?
Ei, suuliselt vaata nagu analoogviisil nii-öelda inimestele, kes olid su kõrval, vaata. Ma saan aru et oleks pidanud feedima kuskil feedis jooksma see kommentaar, aga ei. Oma lähedastele pereliikmetele, aga mina igal just, kui see väike poiss seal laulis, siis mõtlesin, nüüd tooge koer ka ulguma sinna kõrval, oleks veel parem. Läheks veel paremaks. Natuke peaks juurde keerata. Või see vaata see, nad oleks võinud tuua selle Jaapanis, selle väikse Makagi, kes on praegu ka suur. Staar või? Jah. Nojah, Jaapan. Ei, no tegelikult praegu sellise ilusa pidupäeva asja ei tohi niimoodi norrida. Paha suur raul. Ja, aga mida ma kardan on see, et kuskil mingisugused jõhkrad promootorid juba ihuvad hammast ja mõtlevad, et kui seda asja Theodorit ära kasutada, kindlasti proovivad teda kuhugi lavale saada, et nii suur hitt. Aga tänapäeval ja kindlasti mõni isegi, kui oleks meil need agroplaadifirmad veel alles, need kindlasti oleks juba plaadilepingutega, et kuule teeme mingi coverite plaadi sinuga ja see tõenäoliselt müüks ka. Ja, seal olid veel osa kutsutud, kes olid võtnud lapsed kaasa. Tõenäoliselt samal põhjusel. Kusjuures neil lastel, seal on isegi täiskasvanutel igav olla, mida nad lapsed teevad? Ma räägingi see, et sinna võtta väike laps kaasa on tegelikult see võiks olla keelatud. Jah, see on väga julm. See on väga-väga julm. Seal on igav, seal on palav ja seal on ääre. Ja kui nad arvavad, et nad teenivad mingi plusspunkte sellega, siis minu arust vähemalt minu silmis küll, kes on seal tooli peal istunud ja nühkinud oma tagumiku korduvalt, oodates, millal saaks veresoonest natukenegi rohkem verd liikuma. Ja kus suures mul tuleb sellest meelde, et näiteks see sümpaatia punktide kogumine, et Eurovisioonil keelati mingi hetk ära alla 16-aastaste solistide kasutamine, sellepärast, et seal konkursil on see põhimõtteliselt nagu dopingu kasutamine. Aga normaalne ju. Väga normaalne, et keelati. Et loomi ja lapsi ei kasuta. Merit, sa vaatasid ka seda siis showd, millest Siim räägib? Ja ma üritasin isegi niimoodi peas arvestust pidada, kui pikk see presidendi kõne oli. Kas ta võib olla, et ta räägib 20 minutit järjest või? Rohkemgi vist või? Enamasti nad nii pikad ongi, jah. Aga seal muu värk oli küll hästi rutakalt, käis läbi see kätlemine ja kõik muu. Jah, kõik vist oli kiirendatud seekord. Aga ma seda ei ole palju aega, vaata. Järgmine päev oli vaja tööle ka minna vist. Jah, Theodori esinemist nägin ka ja selles mõttes, et täpselt samamoodi nagu teised olin ka võlutud. Siuke, ütleme, poiss nagu mõnest muinasjutu raamatust, siuke väike haldas. Mulle meeldis, et ta nagu mulle tundus, et tegelikult keegi teine võib-olla laulaks tehniliselt korrektsemalt, aga mulle meeldis, et seal oli see mingi siuke ülejoonte värvimise toon juures, et natukene rabedam. Aga enamuse sellest õhtust ikkagi niimoodi taustale mängisse, et ma ei tea, ma neid kleite ega frakke ei vaata, mis seal inimestel seljas on ja rohkem vaatasin sõbranna Laura pärast, kes seal üks neist ajakirjanikest oli, kes neid nii-öelda punase vaiba intervjuusid siis tegi või? No meid musa inimesi ei huvitagi kleidid. Delfit ja Kroonikat huvitas vist. No jaa, me oleme musa inimesi. Ei, mõned, Brit Võigemasti naisel oli kena kleid, seda võin öelda. Aga muusikaliselt see kontsert nagu oli minu jaoks, kui ma nägin Girly String, siis mul juba oli nagu selles mõttes tähelepanu kadunud ja veidi hoog rauges selle kontserdi osas. Kui sa tahad kunagi sinna lavale esinema saada sellele üritusele, siis kõige kindlam viis on folkmuusikat teha, siis sa tõenäoliselt jõuad sinna. See on loogiline ka ju. Ma saan sellest aru, et see on loogiline, aga minu jaoks, kuna see on liiga loogiline oodatav, siis ta on ka ühtlasi veidi igav lähenemine. Et kuigi seal vist on varasematel aastatel natukene
julgemaid lahendusi ka proovitud, aga lasta siis olla rahvalik praegustel aegadel. Presidendid on ka erinevad. Nii on. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Rauno Otsepp, Hollywoodi juht oled sa, eks ju? Ma ei tea, kuidas sul seal tööraamatus kirjas on. Tegevjuht, omanik, kuidas? Tööraamatus on kirjas juhatuse liige. Juhatuse liige, aga sinust on saanud Tallinna ööelust rääkivate inimeste nagu käilakuju. Rääkiv pea, jah. Et ja ma saan aru, et sa siia saatesse tuled ka praegu, see võib-olla ei ole avalik info, aga tuled ka kohtumiselt, mis puudutas just nimelt Vanalinna ööelu, eks ole? Jah, et oli kohtumine Tallinna valitsuses ja arutasime siis, mida siis selle Tallinna heaks teha saaks. Ja, no, meie vaatenurgast lähtuvalt. Musast te vaevalt küll rääkisite? Väga põgusalt. Selles mõttes, et jah. Kuule, aga sina, eks ju tunned Tallinna ööelu, aga mis mujal toimub? Ma mõtlen, kas see, mis kehtib Tallinnas, vaata nagu Tartusse näiteks asjad jõuavad alati hilinemisega. Kas Tartus õitseb? Ja Pärnust ma ei tea, no ei oska võrrelda. Pärnakaid meil ei ole vaja norida, neid on nii vähe. Aga tartlasi me ikka norime. Okei, nali naljaks, aga tegelikult, kas see nagu, mis see pilt, mis praegu Tallinnas on, millest me ka kohe räägime, et kas see on mujal sama või on ikka sama, jah. Ega tegelikult see, kogu selle asja juures kõige võib-olla põnevam, kas on positiivses kontekstis põnevam, aga põnevam jah on see, et see on tegelikult mujal ka nii, see on Põhja-Ameerikas nii, see on Euroopas, küll rohkem Lääne-Euroopas, vähem Ida-Euroopas ja see on ka Skandinaavias nii. Et siin ühe tuttava DJ-ga sai käidud kunagi mõned aastad Brighton Music Conference'il, mis on siis siuke UK põhine kogusaamine, seal produtsendid ja promootorid ja klubiomanikud ja DJ-d ja kes kõik veel, eks ole. Aastad olid sellised 2015, 16, 17, vabandust, veel käisin teisest toas. Ja siis seal juba siis räägiti sellest. Ja meile tundus see mingisuguse kapitalistide ininana, et hakkama ei saa, eks ole, ja siis vinguvad siin on ju. Et meil kõik umbes hästi, eks ole, ja täna me oleme selle sama koha peal. Et kas see välp, koroona natukene võib-olla võimendas seda, aga et kas see välp nüüd ilmtingimata 10 aastat on, aga näiteks Soomes on see mats ära käinud juba. Ja täna oleme me ikkagi sama koha peal, et on nemad meist seal selles mõttes natukene nagu ees, põnev on kuulata, mida seal räägitakse. Siin alles eile tulid mingisugused uudisnupukesed ja täna oli ka seal koosolekul oli üks tegelane, kes oli tulnud värskelt ka ühelt koosviibimiselt välismaalt ja täna räägitakse seal sellest, et klubielu on, või ööklubi sellise nähtusena, nagu me teda tunneme, suur ööklubi, eks ole, ei räägi baaridest ega väiksematest butiikklubidest, aga suurtest ööklubidest Euroopas, et üritatakse pressida mingitesse litsensimudelitesse ja lülitada mingisugustesse toetusprogrammidesse stiilis nagu klassikaline teater, eks ole. Või nagu on Soomes rockbändidega üleüldse. Seal on, kui sa tahad kõrtsu pidada, siis sul peab olema ka kultuuriprogramm ja kultuuriprogramm tähendab esinejaid. Sest et muidu, eks sa ei saagi seal oma tööga tegeleda. Täpselt nii. Ja mis, et ühesõnaga, samas mulle tuleb eeldi klubisi on ju nagu riiklikult toodatud küll ja küll. Sest ma mäletan, kui absurdselt see mulle endale tundus omal ajal, kui me käisime Hollandis tuuritamas. Holland ei ole suur maa, käisime mitmeidki linnu läbi ja siis ühes kohas ei olnud üldse rahvast. Aga raha toodi ja pandi ikka letti ja siis me nagu, et hauka ammest, ei, meil on ju linnatoetused asjad, siis see tundus nagu absoluutne ulme jutt, aga see oli muidugi ka väga ammu. Aga mida sa näed praegu, et suured klubid kui niisugused, see on nüüd eilne päev ja nii see on ja nii see jääb, eks ju? Tead, sellega on ka omamoodi nüüd põnev
põnev diskussioon käimas, et on olemas mingisugused inimesed ja nemad tulevad jällegi välismaalt suures osas, kes väidavad, et nemad siis asja uuritud, eks ole, ja tehtud küsitlusi ja et nende arvates täiesti kindlasti need noored, kes praegu on 13, 14, et nende puhul justkui käitumises võiks märgata seda, et nad on nagu sellest, esiteks nad on sellest COVIDist puutumata, eks ole, sellest kodus passimise harjumusest. Sest see on teadagi, vaata, et mitte minemine võimendab mitte minemist ja minemine võimendab veel omakorda minemist, eks ole, et kui sa üldse ei käi, ega siis sa ei käigi, või käid vähem. Aga et nendel noortel, kuidagi see telefoniga koos kasvamine või siis nutiseadmete ja sotsiaalmeediaga koos kasvamine on läinud rahulikumalt, nad on harjunud sellega, et sealt justku nagu võiks oodata sellist uut tulekut, eks ole, et jällegi nagu oleks huvitatud võib-olla siis uksest välja minema ja inimestega suhtlemast. Aga seda võib kindlasti nüüd küll öelda, et väheks ajaks on rahu majas, jah. Et see, nagu öeldud, eks ole, nad on seal meeste ees ja seal tundub see ikka täitsa nagu paratamatu praegusel hetkel, et selline üle 500 inimese kokkuajamine ilma mingisuguse väga erilise põhjuseta, on see siis mõni tähtsa artist, eks ole, või mõni muu sündmus, et on ikkagi pigem võimatu, jah. Ometigi, eks ju, toimuvad ka siin Tallinnas üritused, kus rahvas käib koos, Siim käib nendel, ma tean, sa just kus keegi inglane tuli sulle rääkima, et vana sa oled ja tal oli hea meel, et on ka vanem inimene tulnud tantsima. Ja see oli klubi stuudio eelmine reede vist. Rääkisin Raunale sellest ka. Ja, nii. Seal oli palju rahvast ja ma sain aru. Mis seal toimus siis? Mis põhjusel? Noored ja näljased meelelahutus konglomeraadi pidu oli seal. DJ-d lihtsalt, aga noored ja näljased on üsna märk. Rauno ütles ka, et kui nemad on, siis teistel publikut ei ole. Nad lähevad sellisele noorema otsa publikule, 22 miinus. Lähevad korda, eriti 18 miinus, eks ole, kellel on veel natuke jäänud kasvada. Ja üle-eelmine nädal reedel ma käisin Hangari seal räpipeol ja seal Hangar on teatavasti halli küljes. 1:30 jõudsin sinna, halli ukse taga oli kuni selle ringteeni saba. Kell 2:30 tulin Hangarist välja, seal oli ikka samasugune saba selle ringteeni, seal oli Merimelli Machine Nessi. Et vaata, see seletus võib-olla kõige lihtsamini on nagu niimoodi, et ega siis meelelahutus ja ka öine meelelahutus ära ei kao. Küll aga ta muutub palju paremini sihituks või sihitumaks sõnaga, et kui sul on ikkagi nagu asi, mille pärast minna sa lähed, eks ole. Aga pigem on see probleem nagu selles, et sa lihtsalt niisama ei lähe. Ja see on ka hästi kogukonnapõhine, eks ole, et kui seda ei ole, siis ei ole nagu üldse mõtet. Just. Ja ei ole enam sellist värki Tallinnas, et ma lähen välja ühte kohta ja siis panen mööda kohtasi ringi, igal pool on juba pulle. Ei ole. Sul tuleb see koht üles leida, kus on pull, jah. Ja see peo otsimine. Iseenesest ei ole see ju halb, et mingis mõttes jälle on, eks ju, et siis on jälle hirmus ühtemoodi kõik, aga ja nagu erinevad inimesed väga kokku ei saagi, et ongi need ühed ja samad tüübid. Ja siis ei arene ka see muusika, aga kui oluline see muusika üldse on, et sa nagu näed seda, et inimesed ei käi seost muusikaga ka. Et ei ole ju tegelikult, vähemalt mina vana inimesena tajun, et ma ei näe, et oleks tulnud mingit uut muusikat, mis ühendaks. Ei ole hetkel jah, et siin võib-olla nagu viimane, nagu sellises, ikkagi peavoolumas klubi osakonnas, eks ole, viimane suurem muutus oli see, et vaikselt tõmbas uttu trumm ja bass ja täna on siis niimoodi, et mängitakse, aga mitte niimoodi enam, eks ole, ja need artistid, kes vanasti esinesid siin aeg-ajalt ikkagi Kultuurikatlas ja ka meil, eks ole, ja teistes klubides, praegusel hetkel teevad siis nagu ühe hooaja kontserti kuskil kruiisiterminalis ja koguvad sellega palju rahvast, aga that's it on ju. Täna peavoolu muusikaks on muutunud mingis mõttes, eks ole, see
ma ei tea, kuidas seda siin täpselt kutsuda, aga niisugune meloodiline techno või meloodiline house, eks ole. Et noh, aga paraku ka mitte klubides püsivalt, vaid noh, siis jällegi, kui tuleb mõni artist, eks ole, mõni tähtsam tegelane sellest skenest, siis tuleb 1000 ja peale inimest kokku. Aga et üldine nagu selline, tead, niisugune sing-along värk on, tahaks ikka nagu kaasa laulda ja niisugune pudru ja kapsad, et DJ-del on raske ja noh, kõik see kogu see värk, et natukene nagu seda üleüldist niisugust segadust on tunda ka seal DJ-puldist, eks ole, ja tantsusaalist. Seda usun ma ka, jah. Mis te Hollywoodiga teete siis? No vaata, siin on mitmesugused plaane laual, et noh, korra tuleb taganeda sealt uksest välja sinna Pärnu maantee poole ja vaadata nagu eemalt, et noh, tegemist on ju tegelikult, eks ole, majaga, kus on paar suurt saali, et noh, uuesti korra lammutada see värk lahti ja vaadata seda saali sellise näoga, et mis seal nagu teha annab, noh, need plaanid tegelikult sellest loogikast lähtuvadki, et ja no, mis seal salata, varastad seda ideed ikka vaikselt mujalt ka, et kes on seal juba minema pand on ju, et selle pealt on hea kopida. Siuke multifunktsionaalsus on tegelikult tänane märksõna. Nimest on endiselt kahju loobuda? Tegelikult ei ole. Okay. Ei vaata, kunagi üks tark turundusinimene õpetas, et kangelastel tuleb lasta surra lahinguid mõõk käes, mitte kuskil vanadekodus nurgas korrutades, eks ole. Ka multifunktsionaalsus siis? Jah, eks see tähendab seda, et saad teha nii üht kui teist ja no kontsertpaikadega on ju ka niimoodi, eks ju, et kui on ikkagi korralik kontsertpaik, siis ta töötab ja kui ta on niisugune poolkorralik, siis ta ei tööta ja nii ta on. Mul kohe hea koht siin küsida teie käest, et täna on niimoodi, et noh, mingite kohtade peal, mis võib-olla nagu ei asu nii sootsa asu koha peal, eks ole, ja võib-olla on ka natukene nagu sellised rohkem räsitud puhul eelistatakse neid meile, sellepärast, et teate ju ööklubi. Et mis teema selle nagu ööklubiga nagu on, et väga paljud või ütleme, suurem osa Eesti kontserdikorraldajatest ei taha korraldada nagu kontserte ööklubis. Sellepärast, et sellel on nagu mingisugune pitser nagu otsa ees seal kuskil ukse peal, et pigem jah, see on üks põhjus tegelikult, miks seda neutraalsust on nagu tarvis, et noh, see majas sees ka muidugi seal on. Mis sorti pitseris sa räägid või mis see täpselt? Ööklubi. No, ööklubi, et see ongi nagu jah, et ma mäletan, kui White Stripes käis Hollywoodi esinemas, siis noh, White Stripes see oli nii tugev nimi lihtsalt, et ta oleks võinud ükstapuha, kus sellised inimesed oleks tulnud. Aga noh, kõik oli, kuidas Hollywoodis. Klaxons oli ka. Aga ometigi, no Klaxons ei ole ikkagi White Stripes, aga igal juhul see White Stripesi kontsert seal oli fantastiline, et seal oleks võinud rahulikult, noh, kui seal oli muidugi omad puudused jälle, eks, et noh, ma mäletan, et soojendusbändile ei olnud ruumi seal. Soojendusbänd pidi seal ju ka olema. Selgus, et ei ole ruumi, kurat. Nii me ei saanudki kurat esineda seal. Mulle tundub, et ikka kõik nooremad inimesed tahavad, et nende ürituspaikade juurde käiks nagu sellise kolmanda koha või kolmanda ruumi nagu element, ka või mingi kogukondlikkus, et sellega oleks seotud mingisugune konkreetse, ma ei tea, filosoofia või midagi sellist sarnast, et siin on palju juttu olnud, et Tallinnas ei ole nagu selliseid kohti, kus sa saaksid väga minna sellisel hetkel, kui sa ei taha minna kontserdile või klubimuusiküritusele, et lihtsalt nagu, aga jah, sellistele kohtadele võiks just võib-olla keskenduda edasi siis linna arengus siis näiteks. Et teevad neid taskuparke, aga näiteks need ei tööta sellised, sinna on vaja juurde mingit sükest sisulist lähenemist, et see lihtsalt nagu see moe pärast ära teha, need ei tööta, et uus laine vist on selline kogukondliku lähenemist üritanud propageerida, aga seal on muud põhjused, miks ei tööta. Jah, eks see sõltub jah ka väga ju sellest, kes seal ees otsas on ja nii edasi, et eks ta nii ta paraku on, aga küll me jõuame sellest veel rääkida ja jälgime põnevusega, kuidas te kas siis muudate nime ära või muuda ja kuidas need ruumid ümber muudetakse ja nii edasi, samas noh, jah, igal juhul jõudu
sest et kujutan ette, et ega see lihtne ei ole niimoodi vahepeal peaga vastu seina joosta. Aga me oleme siin ikkagi selleks, et kuulata muusikat, Eesti ja mitte Eesti muusika vaheldumisi, hindeid anname 1-10 ja esimene lugu on ikka kohalik. Kelle võiksin lühvida, sõima mind läbi jalkommentaarides, suudle mind pärast pitch läbi baari ees. Meil on palju mälestusi, haigeid ülestunnistusi, nüüd olen blokitud, asu nimi ikka vilgub. Miks me hördime neid, keda me lavime? Miks me hördime neid, keda me lavime? Miks me hördime neid, keda me lavime? Miks me hördime? Hördin sind ja ma crashin, lavin sind jälle matchin. Ainus ühine keel meie vahel on valu, jõudnud jälle koju, kallis vabandust palun, et ma olen selline haige inimene. Kas mul on üldse šants ära taada see romants? Panen käiva muusika, las see valu summutab. Koos oleme superstaarid, kõik võiks olla klaar. Kõik on alles klaar ja nii võiks jäädagi. Miks, kui ma üritan siin rääkida, sa keeras selja? Miks sa hülgad mind taas, aga okei, siis logi oma telekast mu Netflixis välja. Logi mind välja, logi mind välja, lase mul minna. See on Florian Vaal, värske singel Miks me hurdime või siis Hördime. No kirjutatud on hurdime, miks me on siis, miks me hördime, peaks ütlema siis. Okei. Siim, ma saan aru, sulle meeldib see lugu? Ja, mulle meeldib see lugu. Sulle meeldib sellepärast, ma spetsiaalselt praegu segan su mõtted. Ja alati rõõmuga. Sellepärast, et ei ole AI-ga tehtud meeldib, on ja? Ja kindlasti. Selle peale ma ei jõudnud mõeldagi. Humoor, vaata, humoor. Humoor, jah. Kas siin oli päris bänd taga talle? Ma arvan, et see oli see... Pagan, ma ütlesin väe. Ansambel Ja, täitsa võimalik. See oli täpselt nagu nende lugu ka. Kuigi seda oleks võika Jarek Kasar laulda. See oli väga Jarek Kasarlik see lugu minu arust. Ei, see oli ennekõik Conan McCassinlik lugu. Mokassini Konna. Mõtleks varajane Magde Marko ka võibolla. Ja varajane Magde Marko ka. Ja see tollane nullindate seksuaalindi. Seksuaalindi oli see tõesti. See nullindate seksuaalindi ja see tremologa kitarrike ja minustki see nagu see soulikas bass on täpselt nagu Connani plaatidelt. Aga ma ütleks, et see 20 või natukene vähem aastat vana võtte, ta ikkagi muutus nagu oma, et nagu suunaks või võtteks muusikast, ta ei jäänud ainult ühe artisti kätte see. Hästi
moodne, ei ole moodne, vaid siuke klišee on öelda, et Florian võttis nüüd selle vana võtte ja tegi selle enda omaks. Ei, ta lihtsalt purjetab selle sama laine peal, mis on nagu justkui ära kadunud, aga miks mitte ta korra üles tuua, eks. Ja selles mõttes ma ei pahanda, et ta nagu selles mingis vanas vormis, tegelikult ta on ju kogu aeg mingisuguseid oma versioone teinud teistest stiilidest, alates saksa noormehest, lõpetades selle Soome reipa diskoga, mida ta on teinud, ja või see Sigilcore album, see mis nüüd oli nüüd viimane Boricelt, see on Kameelion. Ja, muidugi, on Kameelion ja siin loos ta nagu tõesti selline tunne, et Florian võtab mu sülle, niimoodi ma olen mõnusalt tema süles ja siis ta teeb mulle lauba peale pai ja võib-olla natuke tõmbab sõrmedega ka läbi juuste ja siis ma ei teagi, kas ta nüüd otseselt lohutab või lihtsalt nagu koos mõtlema selle peale, et miks on nii, nagu ta laulab. See on meeldiv ja mõnus nagu olla. See laul jääb minus helisema ja see on tõesti küsimus, mida ta seal ka küsib, et jah, ma hea meelega istun Florianis üles ja mõtlen selle lased ennast laavida. Ja lasen ennast laavida ja samal ajal teda hördid natuke. Ja ei tahan samas nagu mõelda, et ma ei tahaks enam mitte kunagi kedagi hördida. Tubli 10, eks ju. Jaa. Raudo, see Florian on teil käinud Hollywoodis esinemas, ei ole? Kusjuures ei ole, ta on esinenud ju seal kinosõpruse saalis, eks ole. Seal on ta esinenud tõesti. Aga enne veel, kui oli päris kuulsaks saanud. Jah, ja siis kui me ka sellele loole näppu hakkasime peale panema, siis oli rong juba läinud, siis tal olid juba seal kõik muud jutud, aga siis lugu iseenesest nagu niisugune teemadel nagu presidendi kõne, siin viimane. Tõsi. Arvustage rohkem. Et ma ei tea, mis teema sellega on, mis tundub ainult mulle nii, aga siis Eesti need mingisugused tähtsamad pop-artistid siin viimasel on kõik ühes suunas minema pannud, et Nublu teeb niisugust mussi vaikselt, isegi 5 minni midagi seal kitarrisaatel seal räägib, laulab, eks ole. Et veits nagu üllatas vähe, isest oli mõnusa minekuga lugu, midagi ei ole öelda. Ma kuulasin seda tegelikult vist juba üleeile või millal sa siin postitasid selle sinna kuskile? Jah, vabariigi aastapäeval postitasid. No võt, ma kuulasin telefonist seda, aga nüüd siis sai ka läbi kõrvaklappida, et ei selline ütleme, ma ei anna 10, sellepärast, et üllatusmomentist jäi puudu 2 punni ja läheb 8. Merit, sa olid kuulnud? Ei olnud kuulanud seda, aga tean, et see ilmus. Lihtsalt oli kuulamisjärjekorras veel oma peas mõttes. Aga jah, mis siin kuulates praegu mõttes tuli oli see, et see on selline sõbragu laul, mida Eesti väärib ja mida ma olen alati imetlenud Floriani puhul on see, et tema tõestab ühte mõtted, millest ma olen mitmete inimestega hiljuti rääkinud, et kõik muusika on üks, kui sa oled nagu väga särav artist, ehk siis iga žanri võib enda omaks teha ilma, et ühegagi sind päriselt seostatakse ja see kunst selle vahel, kuidas nagu ühtaegu teha pastiši millestki ja siis teha justkui päris muusikat, ma ei tea, kes Eestis oskaks seda nii kuidagi peenelt teha kui tema ja see lugu ma kujutan miskipärast väga eredalt ette, et see võis sündida mõnel õhtul, kui last magama või kui ta oli just käratanud ta peale. Ühte või teist, jah. Et mingisugune selline õrnus on seal sees, mis kuidagi seostub võib-olla noore isa elukogemusega lapsevanemana. Et
mingisugune lisavärv on seal jah juures, kui võtta varasem looming. Et jah, mulle väga meeldis, ma paneks 9 äkki ma. Ma olin kirjutanud 8, aga siis on 9. Ma loodan, et raadiojaamad seda ka mängivad, et neil ei ole vaja ka lihtsalt kes ainult... see tänapäeval enam raadiot kuulab, siukest vana asja. Õige. Umbes, et loodad telekas ikka videot näidatakse. Jutt suhu tagasi, Siim, jutt suhu tagasi. 27 punkti, Florian Vaal, miks me höördime? He's my white feather hawk-tailed deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on the screen, John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. In the dark, snap, crackle, pop, berry mash, he's just in my bone marrow. Everyone knows I had some trouble, but I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove to cook something up for you, 'cause you're positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather hawk-tailed deer hunter. Take my hand off the stove and yeah, dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawk-tailed deer hunter. Before I met him, wore a bow over 3 summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together. Everyone knows I had some trouble, but it's been 3 summers. I know it's strange to see me cooking for my husband, but it's positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather hawk-tailed deer hunter. Take my hand off the stove and yeah, dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do know how absolutely bad I'm with an oven. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy to post a sugar cane. Yikes, like maybe should've saved for a friend. Steak with bacon, daisy's face again. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy to post a sugar cane. Yikes, like maybe should've saved for a friend. Steak with bacon, daisy's face again. Positively fertile. Whoopsie daisy, you See on Lana Del Rey ja värske singel White Feather Hawk-tailed deer hunter. Juba teist nädalat järjest on meil tippnaisartist, kes esitama vaan uut loomingut orkestri taustal. Merit. Ja ma olen väga suur selle suuna fänn, mis ta võtnud on. Tegelikult mingeid märke sellest oli juba sellel 2023. aasta stuudioalbumil, mis oligi ta seni viimane. Sellised eksperimentaalsemad
lahendused ja kaugenemine sellest Hollywoodi sellise kuldaja esteetika popist, mingist väga sellisest kindlast nagu raamistikust ja selle loo puhul ka seda orkestraalsust nõutasin ja seda, kuidas need motiivid vaheldusid, selline ka kuidagi Kate Bushilik mängimine. Kentsakus seal tõesti Kate Bushilikku. Ja ta on väga ilusate ja kaunite meloodiate tegemises ja mulle meeldisid siin ta kuidagi julges neid lõhkuda, et jah, need ei ole mingisugune killustatus ja kildudeks lõhkumine oli selles loos ka, kui ma esimest korda seda juba kuulasin, mis nagu teeb ta artistina minu jaoks kuidagi nagu uueks, sest ma ei tea, ma mäletan seda, kui see esimene singel tal tuli, ma olin ülikoolis, siis see oli ka juba üle 10 aasta tagasi ja siis ma ei oleks arvanud, et kõik need aastad hiljem nagu ta kuidagi viitsib ja oskab leiutada ennast uuesti. Ja mis veel lahe on selle loo selline korraga kiimas ja korraga siivas toon, koos abikaasaga vist ka kirjutatud see, et huvitav siuke vastuolu on seal. Mis veel sealt välja joonistub, on see, ma ei tea, Trumpi Ameerikas on palju olnud juttu, kuidas nagu seal propageeritakse uuesti seda trad wife kultuuri, kus naine peab köögis süüa tegema ja kodus lapsi kasvatama, et siin nagu need laulusõnades need mõtted ja ideed käivad ka siit läbi, mis on ka huvitav peegeldus, sest artistina, naisartistina kuidagi pigem sellist teist maailmavaadet pigem esindan, aga võib-olla kui õige mehe leiad, siis muutubki mõte natukene teistsuguseks nende asjade osas. Aga mulle väga meeldib see lugu, ma võib-olla võin isegi sellele 10 anda. Alrighty. Sest oled üldse kunagi 10 pandsin millelegi? Ma ei nagu olen paar tükki on ikka. Tundub küll siiski, et on esimene 10, aga võimas. Rauno, kas Lana Del Rey'd satud kuulama või on ta sulle võõras? Kuulasin seda lugu ja juurdlesin 2 küsimusele. Esimene, kes see on? Lasin peast läbi nii palju, kui meelde tuli neid, Lana Del Rey ei tulnud. Ma ei leidnud seal kuidagi teda. Aga siis see on üllatus ja siin, kui siis eelmise artisti puhul üllatuspunktid läksid maha, siis siin tulevad kindlasti juurde. Ja teine, mille üle ma juurdlesin, oli see, et vaat see tänapäeva inimeste elutempo, kes ei ole nii tähtis ja suur ja süönenud muusikahain nagu teie, eks ole, sul lihtsalt ei ole aega nagu mussi tegelikult kuulata ja see kuulamine on läinud jube pealiskaudseks, et kõige võib-olla, mis sa kuulad muusikat töö taustaks autos, ma ei tea, vahetevahel veel kuskil ja siis õhtul või kus lähed kuhugil, eks ole, et jube hea, et see lugu praegu kõrvaklappidest kenasti niimoodi tuli, eks ole, et eks ma seda muidu oleks kunagi üldse nii põhjalikult kuulanud on ja selles mõttes hea lugu siin suurem osa asju sai kõik üles loetud, ma ei hakka kordama, et seal see vaheldus ja kõik jutud, eks ole, et selles suhtes põnev, ma panen sellele tänu nendele üllatuspunnidele Lana osas siis 9. Siim, sa olid kuulnud seda? Ei olnud jah, sa arvasid alguses, et see on keegi teine. Kas ma ei tea. Olgu, mul tekkis mõte, et see on äkki mõne soundtracki ühtegi viidet rollout ma saan aru, et rollout, aga ei ole ühtegi sellepärast, et nüüd juba päris pikalt üle aasta on oodatud Lana Del Rey uut albumit, mis pidi tema lubaduse kohaselt olema country album. See oli praegu nüüd väga kaugel country. See oli esimene lubadus vist, seal on vahepeal vist muutunud lubadus. On või? Vahepeal isegi 2 tähtaega oli. Vahepeal isegi roll-auditi selle country albumi esiga kaane pilt välja.
aga siin oli räppi ka sees. Oli jah. Täiega räppi. Et no country, noh, ikka esmajoones üsna traditsiooniline, konservatiivne ühes paigas muusika, kui sa ei hakka sinna UK garaaži taha panema või trappi, mida ka muidugi tehakse, eks ju. Aga Lana Del Rey poolt seda ei ootaks, aga see oli praegu jahmatas, lõi pahviks. Lisaks oli mul see füüsiline reaktsioon, füsioloogiline reaktsioon. Füüsiline või? Mul tõusid need ihukarvad püsti. Et noh, see on see mingi seletamatu asi, kui mingi muusikaga kokku puutudes see juhtub ja see reeglina tähendab seda, et meeldib hirmsasti ja ma arvan, et seal oli nii üllatust, miks muga see juhtus, kui ka nende helide, kummaliste helide koosmõju pluss veel kuskil tegi mingid käikesi infot, vau, see on Lana Del Rey ja et ta nii siivutud teksti pani ja veel tõesti räppis ka ja see kõik oli veel just nimelt nagu Kate Bushile sobilik mingi teatraalne tükk, olemata mitte esiriidades inimene, kellele meeldib teatraalne muusika, siis see istus väga, ma olen sellises filmilik meeldib. No sellises pisut toimetuks löödud ja uudishimulikus seisus ja ma pean nüüd tõesti täpselt uurima. Merit viitas nendele, aga mina tema nagu neid poliitilisi või maailmavaatelisi positsioone täpselt ei tea. Ma saan aru, et keegi vist on riielnud, et ta võttis liiga konservatiivse enda mehe endale või? See mees vist pidi küll ennast nagu mingitest maaga seotustest puhtaks rääkima. Maaga. Ja. Maga. No mis 10. Vaua Viiva, millal see album tuleb? Pagan, ma nagu saaks edasi kerida sinna päeva. Kuupäeva ei ole vist, minu arust on varsti. 29 punkti Lana Del Rey, White Feather, Hawk-tailed Hunter. No pealkirjad nad on ka muidugi. Järgmisel lool on lihtne pealkiri, lastele. Ja veel vihjaks, et tehtud Londonis. Ma tean seda, ma olen seda natuke kuulanud. No tubli poiss oled ikka.
see on Hanakiv Londonis, vist ikka Londonis tegutsev Eesti pianist, eks ole, põhiliselt. Ja tundub, et nüüd siis oma uues loomingus siseneb ka sinna popmuusika poole. Vähemalt natukenegi mul tundub see nii lastele. Pala pealkiri, mis keeles lauldi, palun? Alustuseks. See inglise keeles. On ju? Loo pealkiri on Last Healis. Kusjuures ma kiiruga sellepärast paningi kohe selle loo käima, tahtsin teada, kas ta tõesti laulab äkki eesti keeles või? Jah, kuigi ta ei ole varem minu teada laulnud. Mina ka ei mäleta. Kui ta meil festivalil käis, kas ta laulis või? Ei, minu teada mitte. No, ja ma olen ühes kohas veel teda kuulamas käinud, samuti mitte. Aga näe, ka keelpillide toel ja nii edasi. Ja Hanakiv on üks nendest mitmetest Eesti pinnal sirgunud naisterahvastest, kes kuskil välismaal askeldab sellise, mitte just siis peavoolu muusikaga, vaid mingi muusika äärealadel. Enne kõiki on neid mehi ja muidugi ka, aga naised. Põhiliselt naised ja neid on nii palju, kogu aeg jälle keegi kuskil kerkib esile. Ja Hanakiv on üks neist, kes on võib-olla siis sinna juba kaugemale jõudnud, kas ta ei olnud mingi, vaatasin plaadifirma ei ole mingi suure, kas ta oli mingi suure agentuuri alla vist juba jõudnud, eks ole ju, oli kuskil juttu. Ja ta varem on minu teada tõesti oma elektriklaverite või tavaliste klaveritega muusika valmis teinud, võib-olla seal mingit elektroonikat nagu ka, aga nüüd on päris muusikud ka veel juures ja laulmine tundub nagu kuidagi võib-olla riskantne samm isegi, et jätab sellise minimalismi ihalejad paljaste kättega, kes tahavad, et ei oleks muusika nii suur, aga see ei läinud suureks, jäi ilusti väikeseks, samas oli ta tohutult seiklusrikas, kuna ma seda õhedat muusikat viimased 15 aastat ise sageli enam kuulanud ei ole, siis ta tundub mulle hetkel ka nagu võrdlemisi pretsedenditu. Olgu miljööks, aga kogu see lahendus tundus mulle praegu Hanakivile endale omane. Ja mulle meeldis see lugu väga. Jällegi tuleb või kuulutab välja, et ootan huviga albumit, et kui ta nüüd läheneb tervenisti sedasi oma uuele teosele, siis 9 punkti. 9. Rauno, palju sinult tuleb? Artisti, ei ole sinna teie festivalile teda nägema sattunud, et kohe niimoodi ei meenugi. Tahaks jällegi selle paigutada sinna filmi muusika kategooriasse, nii nagu soundtrackina, eks ole. Et kuidagi selles mõttes ei ole ta minu tassike teed, et ma nüüd sellist muusikat väga liiga palju ei kuula. See klaveri mööda klahve heliredelist alla tulek järsku tõi mulle meelde, ma tean ka Siim, sulle on see meeldinud, see Successioni tunnus. Ja see oli, jah. Ja see hakkas mind häirima keset seda lugu, sest mul nagu jooksis kogu aeg, hakkas see jooksma silmades. Et mitte häirima, aga selles mõttes, et ta seal sõitis sisse, eks ole. Hea sari oli. See oli hea sari, jah. See tunnuslugu oli ka hea. Jah, et selles mõttes kõike seda eeldavat kokkuvõttest ma panen 6 punni. Okei. 6 läks kirja. Merit, sina Hanakiviga oled, sina peal ei ole? Kuna ta mu sõber, siis ma mäletan seda aega, kui ta läks alles vist Londonis õppima, aga siis ongi nagu nüüd selge, et ta vaikselt seal oma asja tegi ja siis oli isegi ootamatu, et ma vaatasin, et ta oli mingisugusel esitlusfestivalil ka, mis oli nagu positiivne ja tore oli näha.
et vaikselt toimetamine on vilja kandnud ja siin ka pannakse tähele, mis ta teeb. Mulle meeldis see, et justkui nagu suur maailm oli mahutatud üsna pisikesse sellisesse mängudoosid, nagu Siim ka tegelikult juba kirjeldas, et ei läinud liiga suureks, ja ka oli piisavalt seikluslik. Ja ma ei tea, siin on meil on Eestis siin neid Dream Popi bände, kes on viimaste aastate jooksul populaarsust kasvatanud, aga ma ütleks, et ka see oli minu jaoks kuidagi Dream Pop lihtsalt omanäolisem ja kuidagi tulevikku vaatavam lähenemine sellele, et sa tajusid siin seda muusikakooli tehnilisust, mis seal õpetatud on, ja siis ikkagi ka nagu võib-olla seda kõrvaringi või haritust, mis on nagu muu muusikaga kaasa tulnud, ja siis need kaks asja on seal ilusti kokku tulnud ja mingi uue oma tõlgenduse loonud. Ma ei tea, kas seda nimetatakse bännimiseks miksis või kus sätitakse neid erinevaid elemente, kuidas need seal ruumis nii-öelda? Bännimine on pigem ikka see parem-vasak. Okei. Aga siis see vokaal käis sul nagu paremast vasakust nagu huvitava siuke dünaamilise moega oli. Bänniti küll, jah. Et et see minimalistlik oli ta samaaegselt küll, kui see vokaal ka selle klaari ka koos siis tantsis või keerutas, et raske on kuidagi jälle vähem kui 9 panna. Ma just tahtsingi küsida, et kuna on veel sõber ka, et siis kas paned 9 on kirjas juba ammu. See teeb kokku 24 punkti Hanakiv ning lastele jõuame ühe loo veel kuulata. Õnneks on see hoopis teistsugune kui kõik, mis siiamaani on kõlanud. Juhuu muidugi. Ainuke viga, et Dead bodies from that seas.
korralikku diskorocki, see oli Foo Fighters ja värske singel Your Favorite Toy. Mul on selline tunne, et me vist ei ole Foo Fightersit mitte kunagi siin saates mänginud. Oleme küll. Ühe korra võib-olla siis. No kui me võtame... 17 tahad öelda. Minu arust tavaliselt ta ei kõla siin saates. Ikka oleme. Ja siis siin loo ajal käis, mulle meeldis Merit vähemalt püüdis välja pinnida, mis see on, nimetas erinevaid nimesi, aga siis loo lõpus kahjuks ikkagi Krool reetis ennast ja tuli see Foo Fighters ka ära. Foo Fighters, selle üleüldiselt mängid rocki väga harva, aga see oli diskorokk. Okei. Oli disko. See oli siuke rock, mis nagu kuidagi vägivaldselt nõuab sult rockimist ja see rockmuusika nagu kuidagi vastamine. Jaa. See, kes meist üldse rääkima peab? Siim alustas, Siim võib rääkida. Jaa, aga sa väga ilusti ütlesid selle asja ära, mida ma proovisin isegi öelda. See, ja just see hoiak, nüüd me rockime, nüüd on kuradi reede raisk. Ja nüüd on nagu päris. There's no tomorrow. Ja meil on jõud, meil on see gitarride jõud. Kas ei ole hea tunne? Oi, see on nii mõnus. Tuiskame selle truumiga ja me nagu päriselt näitame, kuidas me rockime, mitte ei ole mingi, seda aru, ei ole mingi mõmina räpp. Ninnu nänjutamine. Ja mõmisemist. Jah. Normaalne ju. Jah, just nimelt. Kas ei ole tänapäeval vaja sellist asja? Siis ta nagu viskab neid lauluridu niimoodi publikule nagu, millest nad kinni haaravad ja mis nad joovastavad ja siis nad viskavad need tal tagasi. No siin on koos on selline pungi bravuur ja siis motoorika kuskilt Suicide'ilt veel, kui me oleme hästi viisakad, proovime olla. Ja ka Primal Scream seal kuskil millalgi hakkas kuidagi sinna oma masinat pöörama ja vaata selles hoiakus, selles attitude'is, mis selle see muidugi on see nii kõva annus Katefooli selles songwritingu koha pealt. No selles mõttes jah, et käis üks ja sama käik põhimõtteliselt, kuigi siin see nii ei olnud, aga no see ja aga The Fall ei kunagi kehtesta ennast niimoodi, et nüüd me rockime. Ei, see ei pea kohe isiklikult võtma kõik. Ma saan aru, et sul oled emotsionaalne inimene ja tahaks sa saad aru, et see nagu ma rääkisin ühest elemendist, mis meenutas Falli. Aga sa ju saad ka aru, eks, et mul on Fall, eks ju, selline bänd, et kui me pannakse Foo Fightersiga ühte lausesse, siis mul ei ole ka lihtne nagu mitte emotsionaalseks minna. Nii et isiklikult võtsid seda sina, mitte mina. Mis asja võtsin? Sina võtsid seda isiklikult, mitte mina. Ja ma ütlesin ka, et ma võtsin. No ära siis võtta. Aga millest teisi inimesi ikka süüdistad selles, mis su enda probleem on? Ja. Tuleb sulle üllatusena. Mulle meeldib, et sa oled selliseks psühholoogiks saanud. Saanud, ma eluaeg olnud. Pühapäeva psühholoog. Eetris siin reedeti. Saates muusikanõukogu. Aga millest on nagu esile tulnud nagu siin muusikanõunik, kes üldiselt siin viimase poole aastaga midagi sellist. Anyway, jah. Ma ei tahaks halba hinnet anda, ei tahaks ka head hinnet anda. Miks sa ei taha head hinnet anda? Selles mõttes, et kui sa sõidaksid taksoga koju, vastupidi, kodunt oled just välja läinud, istunud takso peale, sa tead, et sa sõidad sinna, kus ongi see meeleolu, et homset ei ole. Ma sõidan taksoga Pärnusse. Ja sa ei tea, et see on Foo Fighters, kas sulle ei meeldi siis? Oi, väga meeldib. Miks sa siis tahad halba hinnet? Ja selle Mersu taksoga, kus need mõnusad valgustid on veel sees. Ja on tuled või? Ja. Olgu, 8 punkti. Toho hullu. Ajalooline. Rauno, Foo Fighters, ikka kuulad, ei kuula? Kuule, ma olen isegi kontserdil käib? Berliinis kontserdil käib. No nii. Seal oli see, Dave oli seal päris hästi pani, et
ta tegi niisugust nalju, et umbes, et tavai, paneme siin ägedad lood ja siis, kui ta oli pannud need ära seal 4-5 lugu, siis ütles, et nüüd on situudis kõikidele nendele vendadele, kes vahepeal vetsuse käid, sest nüüd me paneme veel paremad lood. Ja siis mingi sööke uber. Aga ei, see, tead mis asja, ma kuulasin seda ja mõtlesin, et selle lool on päris kõva potentsiaal saada tantsusaali looks. Muidugi, see oli tants, disko rock. Sest jah, et tänapäeval vaata noored ei tantsi enam niimoodi, et millal sa võtsid tantsima kellegi, Raul? Seda on juhtunud 50 aastat tagasi. Ei ole see juhtunud 50 aastat tagasi, üsna hiljuti tegelikult, aga on oma naise. Okay. No. Et võõrast naist, sellist asja eksisteeri tänapäeval. Just. See oli tõesti peaaegu, et natuke küll vähem, aga et mõte on selles, et vaata inimesed... Lahe aeg oli tegelikult kohutav. Saad aru, tüdrukud istusid toolide peal, kõik niimoodi kujuta ette. Läksid läbi nagu walk of shame kogu sellest ridast. Vilkusid tuled ja siis poisid, eks ju, nii. Ja siis olid tüdrukud, kelle juurde sattus teinekord mitu poissi korraga. Ja kujuta ette, sa läksid terve selle rea mööda seda aula või mis ta iganes spordisaar oli, jõudsid kohale selle tüdruku juurde, kelle sa ülal kummardasid ja see tüdruk ütles, et ma ei tantsi mingil moel. Ja sa läks tagasi terve tee. Andis sulle korvi, jah. Aga et jah, et ma tahtsin seda lihtsalt öelda, et tänapäeva noored ei tantsi, nad möllavad ja möllamiseks on tarvis hea energiaga lugu. Vaat selles loos oli see olemas, et küll ühe riffi peal sõit põhimõtteliselt terve looks, aga nagu... Kui riff on hea, siis võib ju sõita. Ja mul on puudu sellest reast, on number 7 puudu, ma panen sellest 7 siia. Nii, Merit, ma saan aru, sulle ei meeldinud see, isegi kui sa ei teaks, et see on Foo Fighters. Ma hakkasin, nagu ma siin eetriväliselt mainisin, et küsisin, et kas see on Viagra Boys, ma hakkasin mõtlema, et kui see oleks Viagra Boys, see oleks nende lugu, et kas siis ma suhtuks sellesse teistmoodi, vist tegelikult on tõsi, sest see on... teistmoodi? Tal oli nagu see Viagra Boy, ma ei ole mingi suur Viagra Boysi fänn, aga nad on selles mõttes oma karakteriga siukse lädrarocki sellised eestvedajad vähemalt siin piirkonnas. Ja see, kuidagi see võrdlus tõestab seda pointi, et vahel nagu loeb see artistlikkus rohkem kui see muusika. Sest ma arvan, ma olen suhteliselt kindel, et ma olen nii erapoolik, et Viagra Boys esituses see tunduks palju parem lugu. Täiris hullult see trummi sound ka. Viagra Boysil vist tegelikult on see natukene toorem, kui siin oli. Ma kuulen seda, mulle vahepeal ei meeldi, kui ma nagu kuulen liiga hästi seda, mis see kick-drum teeb. Ma ei oska seda seletada, aga see kuidagi nagu sellisele... Diskos peab olema see kosta. Okei, nagu jah, kui see disco-rock on, siis jah. Ja võib-olla on seal ka see element, et tegelikult nad ei ole mingi... Seal on muidugi noor trummar vist nüüd selle lahkunud trummari poeg vist oli nii. Et võib-olla see on üks põhjus, miks see nagu selline nooruslikum suund tundub olevat võetud, mis ka nagu kuidagi vabandab mingid asjad välja, aga natukene võib-olla vanema bändi puhul see on kohe teemale põletav, kui üritatakse seda uut noorust muusikas püüda, kui see ei tule nagu nii naturaalselt, vaid natuke nagu sunnitult, et sul nagu jah veid surutakse seda kurgust alla, seda sükast meeleolu. Käite kea kohaselt. See on nagu, see peab kuskilt ikkagi, et see, mina olen arvanud, et see selline, see noorus tuleb mingisugusest lapsemeelsusest hinges, mida sa kannad nagu nii läbi elu ja kõigil seda lihtsalt sellisel moel ei ole, aga nagu ikkagi proovitakse puhtalt nagu sellise kuvandi või vormi mõttes, et siin ma nagu jah, seda sükest päris siirast mängulisust ei toimunud, lihtsalt siuke, ei tea, natuke jah, mingi veidra õllelõhnaga, läppunud õllelõhnaga oli see lugu nagu. No 5 paned, eks ju? No ta on jah 5. Ja 5 on kirjas. Dave Grohl on ju alati siuke goofy olnud ja pullivend. Ja no, excuse me, ta oli ikkagi kunagi Nirvanas. Nii et ma ei tunneks, et ta peaks oma
pillida või oma vanuse juurde jääma, pardon, aga noh, samas ma ei ole mingi Foo Fightersi selle suure rocki sõber nüüd ka nüüd olnud. Ma nägin üht intervjuud temaga ja siis ma vaatasin, et täitsa normaalne tüüp. Ta ongi jumal normaalne tüüp. Seda vist arvasid kõik inimesed seni, kui neid seda pereheitmise asja tegi ja siis sattus põlu alla meedias, aga ma ei tea, kas ta siis nüüd rehabiliteerib oma kuvandit või? Pereheitmise. Õige, tal oli see kõrvalt sündis laps ja siis olid kõik, olid jõle väga mures, et viimane ainus normaalne mees, see osutus ka shita peaks, see oli nagu katastroof, Oli tõesti? Ja. Oi. Aga Foo Fightersi seda kuulsust ja edu on ikkagi just seostatud sellega, et võib-olla seda ei oleks juhtunud, kui Nirvana solistiga ei oleks nii läinud. Sellega peale on ka huvitav muusikaajale mõttes mõelda, kuidas... New Orderiga ei oleks ka seda juhtunud. Ja nii edasi. 20 punkti saab siis Foo Fightersi uus singel Your Favorite Toy. Nii. Sorry, ma jäin veel rippuma siia, sellepärast, et Meriti jutt Viagra poistes sobis siia väga, sest see oligi väga Viagrat täis lugu, see oli nagu testosterooni juga. Oli tõesti, ja. Räägime kiiruga ka üritustest, mis sel nädalal või siis tegelikult isegi lausa lähikuudel toimuvatest üritustest räägime ja... Meritil on nii ilus see sodipaber seekord. Ja, eks ta on harjutanud ka vahepeal. Ma soovitan siis esimesena, et minge näiteks Jazzkaarele, polegi seda varem väga soovitanud. Näiteks Bill Frisell'i kontserdil oli, ma mäletan, Riho Sibula üks lemmikitariste. Et seal on kindlasti üht-teist veel, mida vaadata. Näiteks. Ja mina... Aprillis on. Aprillis, jah. Ja mina soovitan... DJ Swisha tuleb esinema... Ütle ta nimi uuesti, jäänud hästi meelde praegu. Swisha. DJ Swisha. Swisha. Kuidas siis ka kirjutatakse Swisha? S-W-I-S-H-A. Swisha. W on siis 2 V. Esineb Hungaris, kus on üle hulga aja oma peo püsti pannud peoseeria Smoke Break. Okay. Ja mul on meelest läinud, aga saab sellist footworki sealt Swishalt. Pane kirja. Merit? Soovitan Paavli Klaab-ürituste serja raames toimuvad Nicki Neeri USA produtsendi siis ma ei tea, kas seda saaks ikka nimetan liveks, sest Paavli kultuurivabrikus see on 16. mai. Olen tema asju natukene varem kuulanud ja seepärast endal natuke tekkis ka ootus selle ürituse suhtes, nii et 16. mai. Rauno, soovitad ka kusagile Tallinnas minna? Mingi uksest välja. Okay. Enne kõige vetsusõra, siis mingi uksest välja ja eriti õhtusel ajal külastage ka ööklubisid. Külastage ka klubi Hollywood, sellepärast, et võib-olla varsti enam ei saa sellisel moel. No võt. Aga igal juhul minge välja. Minge välja, tõesti. Selline oli seekordne muusikanõunike podcast. Loomulikult me täname meie toetajaid Tepsli, Converse Eesti ja Muusikalinn Tallinn. Suured tänud. Meil oli külas Hollywoodi boss. Kui teab, kui kauaks on ja, et äkki on varsti hoopis mingi uu nimega. Rauno Otsep, samuti Merit Maarits ja Siim Nestor. Nemad on kriitikud, mina olen saatejuht Raul Saaremäes ja me oleme tagasi millal? Nädala pärast juba, eks ole? Tund aega vähem kui nädala pärast. Muidugi sõltub, kus kohast te meid kuulata, aga igal juhul. Aitäh kuulamast, kõik head! Ja, tšau! Tšau!